veel tulevad saali. Mina olen Kaspar Villup, ERR-i kultuuriportaali vastutav toimetaja ja hakkame rääkima muusikameediast, sellest, mis toimub täna ja võib-olla mis võiks toimuda ja mis hakkab toimuma tulevikus. Ja siin on väga äge kamp inimesi kokku saanud, kes kõik esindavad eri pooluseid selles masinavärgis. ERR-i teleraadioajakirjanik Anu Välba. Ja võite aplodeerida. Koit Raudsepp, Raadio 2 Raudvara. Aleksander Algo Delfi TV-st ja kirjutanud vist arvustusi siia-sinna veel. Ja Silvia Urgas, kirjanik, kriitik ja ploksutage talle 2 korda, sai just Tuglase novellipreemia ka. Aga kui me hakkame siin rääkima muusikameediast seest poolt selle kaudu, et mida me ise kajastame, mida me võiksime kajastada, mida teised kolleegid võiksid kajastada, siis ma arvan, et tegelikult võiks alustada nii-öelda jääsulatajana hoopiski teisest poolest, et jätame korra kõrvale pressiteated ja artistide otse saadetud sõnumid teile, neid jätame kõrvale ja räägime, kuidas teie kui tarbijad leiad uut muusikat, kuidas muusika teieni kõige enam täna jõuab. Hakkame Anu äkki sinust pihta. Läbi telesaate. Ma ei tea, eks samamoodi nagu kõikidelegi ju sotsiaalmeedia kaudu, raadiost, vahel üsna juhuslikku kanti pidi. Ma lasen ennast aeg-ajalt ka üllatada. Ja. Koit. Koiduni jõuab ta, kui jätta nüüd kõrvale, nagu sa ütlesid, Kaspar. Kõik see, mida mulle saadetakse ja mida ma tööalaselt ise otsin. Ma töötan nagu 2 tasapinnaliselt, leides enda saatesse või saatesarjadesse ja saadetesse muusikat. Ja siis see jõuab sinuni paratamatult nüüd isegi nii, et kui sul on kõrvad lukus ja silmad kinni, et see muusika paratamatult ilmub sinu ellu. Ükskõik, kus sa avad näiteks uudisteportaali, siis lipsab sinna ette kas või ERR-i kultuuri muusikasoovitus ilma seda ise otsimata, rääkimata erameedia portaalidest, samuti siis teleekraanilt, uudistekanalitest, uudisteportaalidest, rahvusvahelistest, mida ma igapäevaselt monitoorin ja siis veel üks asi. Suust suhu informatsioon. Helistab mulle sõber. Kas sa Gogol Bordello uut plaati juba oled kuulanud? Ma ütlesin, jah, olen, aga ainult poolenisti, sest kuulamisaeg sai otsa. Ja nii edasi, ehk selline. Või siis teistpidi jälle räägime tuttavatega ja räägime ka muusikast ja ka niimoodi ta levib. Ja see on nagu sellises mõttes kureeritud kuulamise info, et usaldusväärne, et sul on inimene, kelle maitset ja tunnetust sa tead ja usaldad ja selle läbi sa hakkad ise kuulama seda asja, mida ta on kuulanud või soovitab või ka pole soovitanud, ütleb, et ei, see mulle ei meeldinud, aga uudishimu tekkis, et kuulaks, kas ka mulle meeldib, kas see mulle ei meeldi või siis vastupidi meeldib, et see tuleb ikkagi 360 kraadi sulle kätte. Jah, kui kõik eelmainitu kõrvale jätta, siis ma arvan, et ma olen suht piinlikult palju mõjutatud ikkagi Spotify algoritmist veel, mis viskab mulle ette seda, mida ma tahan. Ja Eestis on ka ilmunud nüüd see uue muusika reede, see ei ole mingi ametlik värk, vaid mingi tüüp mingi üksik üritaja paneb iga reede seda kokku. Ülimalt tänuväärne töö ja ma ei tea, kus ma olen vaadanud, et ta teeb seda reede öösel juba, nagu varahommikul. Muusikaplaneeti ei ole veel jõudnud need pressikad, ma ei tea, kus ta saab selle info. Sealt saan ja siis mul on üks Insta burner account, kus ma follow kõiki Eesti artiste ja siis ma vahepeal eriti reedeti scrollin need story'd läbi ja vaatan, mida keegi on avaldanud. Muusikaplaneeti jälgid ka siis? Ja kui on vaja näiteks Groovi saates uusi lugusid, siis ma ikkagi lähen käin, vaatan üle. See on ju nagu complete pressiteadete kogumik, selline, mille sarnast meil Eestis mujal ei ole. Jah, sorry, et ma segan vahele, see on minu meelest parim Eesti muusikaportaal üldse juba aastaid, mitte aastaid, vaid aastakümneid, sest seal on toorinfo. Muusikaplaneedi tegija, kes kunagi sai EMEA galal pärjatud vastava auhinnaga kui parim portaal või niimoodi.
et see üksik entusiast on lihtsalt ta võtab copy ja paste ehk siis erinevad pressiteated või kopeerib kusagilt mujalt meediast ja paneb selle üks-ühele ilma vahele segamiseta üles ja minusugusele professionaalile on see kõige parem meedium üldse, ehk ma saan sealt ise nagu edasi mõtelda, arendada ja oma töös rakendada. Silvia, kuidas sinuga? Ka kombo kõigest kuuldust. Spotify's ma panin kinni selle autoplay funktsiooni, sest see hakkas mulle väga närvidele käima, aga ma vaatan ikkagi ka, mis seal on uued release'id, vaatan vahepeal neid global tabeleid ja lihtsalt mingid plaate, mida ta mulle soovitab. Ja ma leian tegelikult päris palju uusi asju, aga tegelikult vanu asju, mis on popiks saanud TikTokist, et kui TikTokis mingi sound juba 10. korda tuleb, siis ma tavaliselt vaatan, mis see ikka on ja tegelikult olen päris lahedaid asju niimoodi avastanud. Ja ma arvan, sõprade kaudu mul on üsna palju sõpru tuttavaid, kes kas siis on high level melomaanid või töötavad muusikas ja nende kaudu jõuab ka igasuguseid asju mu radarile. Ma tahtsin tegelikult, Aleksander, sinu käest küsida vahepeal, et sa mainisid neid Spotify algoritme, mis siin mõjutavad. Mis tüüpi algoritmidel sa lased end seal mõjutada? Kas sa lased mingitel žanri asjadel end mõjutada? Discover Weekly'l, mis see sinu jaoks seal täna on oluline? Ja see Discover ja, või siis lihtsalt avaleht, kuhu ta viskab albumeid, mis võiks mind puudutada, mis on viimase paari nädala jooksul. Puudutavad ka? Mõnikord hit or miss, aga ta on niisuguse avastamis nagu portaalina ikkagi üsna prominentne minu jaoks. Aga lähme siit edasi natuke konkreetsemaks. No televisiooni rollist võib-olla selles kaasaegses muusikameedias aktiivselt, püsivalt ei räägita enam ehk liiga palju, aga ma arvan, et Eesti vaates on see tänaseni väga oluline. Meil oli Eesti top 7, mida siiamaani paljud igatsevad tagasi muusikavideote saade. Televisioonis saab meil iga hommik üks artist üles astuda, aga selliseks omamoodi pühaks kraaliks on saanud ka see Hommik Anuga, ma ütleksin, kuhu mingid artistid tahavad saada, vähemalt kui ma ka valdkonnas inimestega räägin, et sinna tahetakse jõuda, see on nagu oluline. Anu, kuidas sulle endale tundub, kas sa tunned seda positsiooni ka nii, et teil on selles Eesti tele- ja muusikameedia vaatepunktis mingi oluline koht, oluline raskus kanda? Mul on väga hea meel, kui sa niimoodi seda sõnastad ja ma tahan öelda aitäh nendele artistidele, kes meie juurde oma uudiste ja sündmustega tulevad. See on privileeg. Aga ma tunnen ennast selles reas täna natukene ka kohatuna, sellepärast et ma ei pea ennast mingisuguseks muusikaspetsialistiks või muusikaajakirjanikuks. Mina olen meelelahutussaate juht ja meie fookus on vaatajal. Et selles mõttes, et meie filter on toimetus, aga meie ei ole koht nagu uute artistide avastamise koht, et meie ikkagi jälgime seda, mida teeb Koit, mida teie kõik teete ja sealt, mis tõuseb, mis on huvitav ja meile tundub, et võiks kuidagi meie vaatajad kõnetada, kes on 35+. Nii et selles mõttes, et me nagu enam-vähem tunneme, kellele me saadet teeme ja mida me teeme ja me oleme seda nagu üsna pikalt teinud ja meil on vaatajaid, mis tähendab seda, et ma arvan, et me enam-vähem teame, mis vees me ujume, eks ju. Nii et selle järgi meie oma otsuseid teeme. On tõsi, et meie saates on läbi käinud artiste, kelle menu on suur või kelle nii-öelda tuules siis meie läheme ja vaatajate tähelepanu ju pälvime, eks ju. Nii et tõesti, meil on paralleelselt me hoiame ka Facebookis nagu kontot avatuna, kuhu me laeme üles siis tõesti nagu muusikalugusid ja see on väga huvitav trend vaadata, mis seal lendab, mis ei lenda, mis kogub vaatajaid ja mis on nagu selline jääb tagasihoidlikumaks. Ja. Aga seejuures, nagu ma tõin see televisiooni näite, mis on oluline eelkõige sellepärast, et seal saavad artistid ka üles astuda, mitte lihtsalt intervjuud anda. See on see sama platvorm, mida te tegelikult ka Hommik Anuga saates pakute, et seal ikkagi astuvad kollektiivid ka üles. Kas see on ka mingi asi, mida artistid ootavad, pakub see neil mingit õhinet, et nüüd saavad tegelikult ikkagi suure tõenäosusega suurema auditooriumi ees üles astuda kui ükskõik mis kontserdil?
ma tahaks loota, ma arvan, et see on ka üsna ebamugav artistidel, nagu ma aru olen saanud niimoodi tühjas telestuudios hommikul kell 10 nagu pidu lahti lüüa ei ole kerge. Ja ma väga hindan seda, et seda artistid on nõus tegema. Tõesti üks artist meie stuudiosse nagu lihtsalt, et ma tulen räägin oma uuest muusikast, niiviisi ei jõua. Et ikkagi nad peavad esinema ja ma olen väga tänulik sellepärast, et meie tagasihoidlike tingimuste juures on artistid nagu ka investeerinud ja panustanud sellesse, et see show võimalikult äge eetris välja näeks. Aga olulisem võib-olla isegi sama oluline kui see muusika on tegelikult see, et võib-olla need artistid ka nagu teaks, mida nad teevad või fokusseeriks nagu ka oma mõtted sinna, et kuidas sa nagu esitad oma uut muusikat või mida sa räägid sellest või mis su sõnum on või miks sa tuled selle kõigega. Et see nagu ka meie saates on päris oluline kogu selle muu asja juures. Aga iseenesest oli see väga hea point ja hea selgitus, kuidas sa selgitasid selle vanusegrupi tõid välja, keda sa näed, kus te vaataja algab ja sa selle meelelahutuse motiivi tõid välja. Aga ma natukene võib-olla selle puuriks sügavamale selle toimetusliku valikuga. Teil on kindlasti tugevad toimetajad, kes jälgivad kõike, mis toimub, aga kui palju te selles vaates ikkagi riske julgete võtta, et kui tuntud peab artist olema, et ta jõuaks hommikanuga saatesse, sest mul meenub mõni aeg tagasi käis vist Funkembassi alt Reti teie juures, ta siis oli veel ikkagi üsna alustav artist, vist andnud Funkembassi alt veel ühe singli. Nii on, Reti väga toredasti tegi oma teledebüüdi meile. Meie saates on teledebüüdi teinud, ma pakun, et Noep, Sadu, Flamingo koos Haldiga, neid artiste on vees, aga nad on enne juba tuntud olnud või nagu juba on näha. Florian Vaal näiteks, kes on, ma ei tea, kunstiprojekt või nähtus oma ette, et see ei ole objektiivne, see on subjektiivne. See loomulikult on meie toimetuse vaade sellele kõigile ja me ei pretendeeri nagu mingisugusele muusikaajakirjandusele veel kord, et me lähtume sellest, kes meie vaatajad võiks kõnetada või kellele oleks ehk mõistlik see platvorm anda. Aga pakkumisi tuleb teile palju? Ja see ei sõltu sellest, kes kui kõvasti uksele koputab või kui palju kordi helistab või kirjutab, et sellest see tõesti kahjuks ei sõltu, aga pakkumisi on ja ma olen väga tänulik ja väga õnnelik selle üle, et me oleme omastanud ülilahedaid kooslusi ja saanud tõesti nagu näidata inimestele, kui ägedaid asju ikkagi tehakse. Aga selle hommikanuga sellise meie omavahelise minivestluse lõpetuseks. Teie saade on pühapäeva hommikul. Inimesed istuvad kohvitassiga diivani peal kogu perega. Kas see seab võib-olla teile kohati ka mingi žanrilise piirangu, et kui meil on võib-olla kõige tuntum, kõige ägedam metal-bänd, kes on ikka lendab kosmosesse praegu. Kas ikka metalit tahaksite kell 11 pühapäeva hommikul mängida või kuidas teil sellega on? Kas see on teil ka mingi asi, mis teil laualt läbi käib, et ma ei tea, punki või metalit päris Olli on meil käinud, Metsatöll on meil käinud. Ei, absoluutselt. Me ei tee žanri piire, kui see asi ületab nagu sellise, kuidas ma ütlen, sellise niši piiri või kuidagi see niš tundub, et seda võiks nagu laiendada või meie vaatajatele minna, siis me pakume seda. Meil on endiselt vaatajad, nii et ma usun, et kannatavad ära selle või elavad kaasa. Aga Koit, liigume sinu juurde, et sa oled aastakümneid ju raadiot teinud, näinud väga erinevaid aegu seal, et kuidas sa tänasel päeval hindad, kas see sinu roll, tähtsus ja võime oma saates mingi loo mängimise, artisti mängimise, tema hea sõnaga toetamisega, mõne artisti karjäärile toetava õla andmine, kas see on aastatega sinu võime seda teha on kasvanud või sa tunned, et sinu roll täna selles ei ole? Mis nagu minu isiklikku panusse, isu ja ambitsiooni, siis et te teaksite jätkuvalt peale kõiki aastakümneid aktiivselt igapäevaselt 6 saadet nädalas on mul hetkel. Ja muusikanõukogu juurde panna, kus ma 2 korda nädalas osalen, siis ka 7 saadet nädalas naudin igat sekundit. Ja ma ei näe nagu, et see sekund muutub 0,9 ja niimoodi naamadi. Mis puudutab nüüd aga su küsimusse, siis ma alustaksin tegelikult ajast siin Fookuspäeval mõni tund tagasi, kui esitleti muusikauuringut. Esimest peale COVID-aega, esimest peale, kujutan ette 5 aastat ja niimoodi ja ma tooks ühe asja välja. Nimelt uue värske uuringu järgi on muusikaga tutvumise, muusika saamise osakaal raadiol 58%,
10% on langenud võrreldes eelmise uuringuga, mis oli 68%, täna on see 58% ehk kõige rohkem saadakse muusikat jätkuvalt raadiost. Muide, televisioon on 4. kohal 30%-ga. Tele ja raadio vahele jäävad vastavalt kureeritud playlistid erinevatel muusikastriimi platvormidel a la Spotify. 3. ja 2. kohal, ma neid protsente nüüd enam ei ütle, 2. kohal on some ehk sotsiaalmeedia. Niisiis, raadio on jätkuvalt see meedium, jätkuvalt see ajakirjandusvorm muuhulgas ja meelelahutusvorm, kus saadakse endiselt uut muusikat ja loomulikult ka kuulatakse vanat muusikat, ehk see kõik näeb kokku. Ja ma arvan, et ma oma nüüd nagu professionaalsest aspektist elan kõige õnnelikumal ajal üldse. Sest nii palju muusikat, kui praegu tehakse ja avaldatakse, pole mitte kunagi tehtud ega avaldatud, pean silmas salvestatud muusikat. Salvestatud muusika õitse aeg tänu striimimisplatvormidele on kätte jõudnud, ehk see on nii-öelda kuldne aeg. Kaua see kestab, ei tea, selle peale isegi mõtlema ei hakka, aga muusikat sul on võimalik kuulata, leida ja sa kuulad ja sa saad seda muusikat ilma leidmata ja otsimatagi rohkem ja lihtsamini kui kunagi varem. Kui palju karjääre sa oled algatanud oma 20-aastase karjääri jooksul? Ma ei ole neid lugenud, aga ma saan aeg-ajalt ikkagi tänusõnu ja kas siis kirjade näol, Messengeris või postitatakse, artistid postitavad, kui ma olen nende laulu näiteks mänginud, kas esimest korda või mingit uut lugu mänginud, seda juhtub iganädalaselt, nad postitavad somes seda ja Instagramis näiteks on paljudel artistidel või ka nende esindajatel, muusikaettevõtetel on tore komme, et nad teevad raadiost siis videoklipi, autoraadio on eriti cool ja siis on seal see minu saade üleval ja see kellaaeg, kui ma teen sissejuhatuse või väljajuhatuse, et kõige kuulne lugu Eestis täna ja niimoodi, et see ja siis nad panevad selle, postitavad selle ülesse ja mõnikord saadavad mulle otse ka, et see tagasiside on täiesti reaalselt olemas, samuti kuulub sinna tänulikud muusikud gruppi see väike nišiseltskond, väike aga tubli nišiseltskond, kes aktiveerub reede õhtuti, võimalik, et ollakse julgust võtnud. Ehk siis reede õhtule kella 9 ja kesköö vahel tulevad minu Messengeri mõnikord mõned sõnumid, saadetakse ka muusikat, uut muusikat, saadetakse WAV-fail ja niimoodi, et mis sa arvad? Reede õhtul ei arva, aga see on nii tore, see on nii nunnu, et saadetakse ja tegeletakse ja ma näen tegelikult tõesti, et see vastukaja on reaalselt olemas ja kui jõudes tagasi selle uue uuringu juurde, siis jah, 58%, mis näitab seda, et raadioringhääling on jätkuvalt kuningas. Ma tahtsin tegelikult sult, Koit, küsida veel seda, et me oleme rääkinud siin praegu sellest, et inimesed tahavad kuulata raadiot, saavad sealt uut muusikat, aga uut muusikat on väga palju, nagu sa ise ütlesid, rohkem kui kunagi varem. Nüüd just hiljuti jõudis meieni uudis, et viimane 3 suurest plaadifirmast ehk Universal paneb oma uksed Eestis kinni. Kuidas sa ütled, sellest on räägitud sellise Eesti muusika tootmisturu vaates, aga kuidas sa ajakirjanikuna seda vaatad? Kas sa tunned, et plaadifirmal, sellisel suurel plaadifirmal nagu Universal oli kuidagi rohkem jõuõlga ajakirjanikele ligineda, mingeid asju neile maha müüa? Kas sa tunned, et see oli, nendel oli mingi siuke jõud olemas nüüd, kui see on ära kadunud? Sul on õigus, kui sa niimoodi sellise suunitlusega küsid, sest esiteks ma olen DJ, olen raadiosaatejuht ja muusikaajakirjanik, aga minu CV-s on kirjas ka töötamine 2 rahvusvahelises plaadifirmas. Kõigepealt BMG ja seejärel Sony Music. Ehk ma tunnen muusika ala mõlemalt poolelt, nii vastuvõtja, hindajana, jagajana, edastajana kui ka muusika ärikoha pealt ja
seetõttu, võib-olla ma ei ole subjektiivne, aga kui juba paar aastat tagasi sulges uksed Warner Music Eesti, siis ma seda mõtlesin ja olen rääkinud ja nüüd, kui uksed pani kinni Universal Music, Universali viimane reliis, klišeeriku sooloalbum ilmus äsja. Ja sellega ongi siis nagu kõik. Ehk siis ma kordan seda sama asja üle, et mina olen kurb. Mitte sellepärast, et mulle rahvusvahelised muusikaettevõtted, plaadifirmad, labelid, konglomeraadid äärmiselt meeldivad. See pole tähtis. Tähtis on see, et kaob ära või kadunud on 2/3 ulatuses, sest Sony Music jätkab, kuigi neil Eesti artiste väga ei ole, aga ikkagi nad on siin. Et kaob ära see side ülejäänud maailmaga, know-how, kogemuste, tegemiste ja ka õppimise koha pealt, sest nii Universali kui Warneri ja ka Sony inimesed ju saavad ju ka ikkagi õpetust, saavad kogemusi, kuidas asju teha. Kuidas teha artisti, kuidas müüa seda artisti, kuidas müüa seda artisti profiili, kuidas müüa seda artisti salvestatud loomingut, muusikaäris öeldakse toodangut ja kuidas ka teha kommunikatsiooni, turundust, kõike seda, kogu seda paletti. Ma saan täiesti aru, nii Warneri puhul enne kui nüüd Universali puhul, et meil siin vastavas valdkonnas Eesti muusikaettevõtjad ütlevad, et see pole mitte midagi. Ega siin mitte midagi ei muutu. Muidugi nad ütlevad. Sorry, Eesti muusikaettevõtjad, raha jääb ju teile. Ehk siis Eesti muusikaturul raha jääb kohalikele tootjatele. Ja see on ühest küljest hea, aga veel kord kaob ära side rahvusvahelise vaibiga kõikidel nendel tasanditel ja mis parata, ma ei karda kasutada seda sõna, ma näen teatud perifeerlust, see tähendab kolklusmomenti, et me võime nagu mõnes mõttes sopistuda. Ja see ei tähenda seda, et samasugust muusikat nagu moodsat muusikat, nagu on ütleme globaalset moemuusikat ei viljeleta, seda küll, aga nagu teatud mõttes need sidemed suurte rahvusvaheliste plaadifirmadega ikkagi toovad modernset taktikat ja strateegiat selle töö läbiviimisel, seetõttu olen kurb. Raadiost on palju räägitud. Aleksander, sina teed ka ju tegelikult raadiot. Kuidas sina hindad seda raadiopositsiooni täna selles artisti, kuulaja vahelises kommunikatsioonis just enda saate vaatepunktist? Mind see uuring, mida siin esitleti, ma ise seda ei näinud, aga läbi Koidu nüüd kuulsin, mis see protsent oli? 58% inimestest ütleb, et nad avastavad uut muusikat läbi raadio peamiselt. Mind see nagu üllatas, ma ise ei avasta, ma ei tea, et mu sõbrad väga avastaksid, pigem raadio, ma tunnen, kui sa teed näiteks mingit žanri saadet, nagu mina teen, ma teen räpi saadet, siis ma tunnen, et kuna meie kuulajaskond on juba räpi fännid näiteks, siis nende jaoks sama muusika või sama laulu, mida nemad kuulavad, kuulmine minu saates nagu legitimeerib seda, mitte nad ei avasta seda läbi minu saate, vaid see annab mingisugust, et Rahvusringhäälingus nüüd mängiti. Nii et jah, mina seda raadiopositsiooni nii tugevalt ise ei taju, aga võib-olla ma ei ole lihtsalt see sihtgrupp. Silvia, sina oled kirjutanud kriitikat pikki aastaid juba. Kui räägime siis kirjutavast muusikakriitikast, mis ilmub, ma ei tea, näiteks paberlehes, siis see võib kõlada, nagu me räägiks mingist antiiksest moodustusest, aga kas sul, jumal tänata, et meil on veel kohti, kus seda saab kirjutada, kus see ilmub nii veebis, kus ilmub paberil. Kuidas sulle tundub, kas meil on täna vaja sükest kirjutavat muusikakriitikat veel endiselt? Ja ma mõtlen ise ka sellele vahepeal, et kas on enam legitiimne asi, mida teha. Ma arvan, et on. Mulle meeldib muusikakriitika või ükskõik mis kriitika. Ma kirjutan ka kirjanduskriitikat tegelikult ja ma teen seda kõike nagu vabakutselisena. See ei ole mu nüüd päevatöö. Mul lihtsalt olen jäänud seda tegema põhimõtteliselt
alates sellest, kui ma olin umbes 17 ja saatsin Valner Valmere kirja, kes oli mu lemmik muusikakriitik ja ma alati ootasin, mida ta Postimehes kirjutab ja küsisin, kas ma saaks ka kuidagi midagi kirjutada ja kuidagi tuli välja, et see nagu oligi nii lihtne, et sain mingi Postimehe suvereporteriks ja Heili siin oli mu ülemus paar suve ja no ma kuidagi olen lihtsalt jäänud seda tegema ja see meeldib mulle, ma ei taha seda lõpetada, aga see on jällegi kasvõi selle ajaga, mil mina olen seda teinud, on see nii kokku kuivanud, et kõik need terve lehekülg Postimehes, mida Valner ja teised inimesed täitsid, on nüüd, et hea, kui sa saad Ekspressi ühe arvustuse paberisse, aga mul on tunne, et seda on vaja sellise nagu formaadina, mis on aeglasem, mis aitab sul võib-olla natukene lahti mõtestada mingit laiemat popkultuuri hetke või mõnda inimest või mingit moevoolu, et selline, et ei ole otseselt, noh, kasvõi teles või raadios sa saad anda vähem aega või seal on mingi kindlam nagu nurk, aga sellist nagu nii-öelda heietust heas mõttes on minu arust võimalik teha, kas siis kirjutades või siis ongi näiteks mõne pika videoesseega. Et minul on hea meel, et muusikakriitika ikkagi ilmub ka kirjalikult ja et seda nüüd saab ka netis lugeda. Kindlasti see paberil lugemine on väga ära kadunud, aga näiteks Ekspressis ja Delfis on see väga ülespoole push itud viimastel aastatel minu arust võrreldes sellega, mis ta varem oli. Ja Kultuur.ris saab muidugi seda lugeda, et nii kaua, kui see on inimestele kätte saada või neile nii-öelda söödetakse seda ette, et nad ei pea seda otsima kusagilt paberajalehe viimaselt leheküljed, siis ma loodan, et teil ikkagi on veel kohta. Ma pean sinult kui värskelt kirjandusauhinna laureaadilt küsima seda, et sa tõid Valneri välja. Mulle väga meeldis, kuidas Valner kirjutas ja sa ütlesid, et on tore, et üldse muusikaarvusi on, aga mis tasemel sinu arvates täna muusikakriitika on? Kas sellest on saanud selline kiired väiksed säutsatused kuskil või on seal sinu jaoks ka mingit huvitavat sisulist kvaliteeti? Näed sa täna seal häid põnevaid kirjutajaid? Mis seis selles vats on sinu arvates? Ja kui miski on kiire säutsus, see tegelikult ei tähenda, et ta on tingimata halb. Mul on tunne, et kuna inimesed ju tegelikult väga väikeste eranditega ei tee seda professionaalselt, siis mul on huvitav lugeda mingite kindlate inimeste tekste. Siim kirjutab, ma kindlasti loen, Aleksander kirjutab, ma loen, Kaspar kirjutab, ma loen. Muidugi on ka näiteks Müürilehes, mis ei ole tegelikult üldse halb koht, siis seal kirjutavad eri inimesed Eesti muusikast, siis ma vahepeal küll loen mõnda arvustust, mis seal on ja mõtlen, et miks see küll niimoodi täpselt läbi lasti, aga samas kusagilt peab alustama. Et ma arvan, et need inimesed, kes Eestis kirjutavad, nad on mõnes mõttes nagu natuke friigid ja nad lihtsalt tahavad seda teha ja seda, et kui inimene tahab midagi teha, on nagu huvitav lugeda. Aga jah, sellist võib-olla, kuna see ei ole mitte kellegi prioriteet, ma kardan kirjutada muusikakriitikat just, siis ta on selline nagu väikese niši selline huvi, et kellel on selle vastu huvi, see loeb, et see kindlasti võrreldes, mis kõik enne rääkisid, ei saa artistile võib-olla väga kasuks tulla, talle väga palju kuulajaid juurde tuua. Et see aeg, mulle tundub, nagu Eestis on kindlasti läbi. Aga Anu, sa ütlesid, et sina ei pea end muusikaajakirjanikus. Kas sinu ette satuvad muusikaarvustused? Mulle kohati tundub, et muusikaarvustused kipuvad jääma natukene sellise, me siin kolmekesi loeme ja mõned inimesed veel loevad ja enamik neist jäävad selliseks valdkondlikuks, toredaks asjaks. Kas sinu ette jõuab üldse kuskil, et keegi arvustab mingit uut plaati? No ma ei ole selline nagu pidev muusikalehekülgedega läbilugeja. Kui ma loen, siis muidugi jah, nagu artisti kohta, kes mind huvitab, kes kuidagi on fookuses või tuleb. Et ma ikkagi jah, tulen kõigi järgi. Aga Aleksander, ma tuleks korra sinu juurde. Sa teed sellist veebisaadet nagu Kruvi bei Kruvi. Enne kui me selle juurde põhjalikult läheme, kas sa nimetaksid seda ise muusikakriitika saateks? Ei. Milleks sa nimetaksid seda? Muusikameedia saateks lihtsalt muusika. Või nojah, seal on ju kriitika element selles mõttes, aga ei, ta on meelelahutuslik muusikameedia saade. Sa oled seda saadet nüüd mõnda aega teinud, see on ilmselt leidnud oma auditooriumi. Mis see põhiline väärtus sinu enda arvates sellel saatel on? Oled sa leidnud tunned sa, et mingi uus auditoorium on toodud kuidagi, kes aktiivsemalt jälgib muusikameediat? Mis sa ise tunned, mis väärtus on?
ja kindlasti ma arvan, et tal on, ta peamine roll on lihtsalt Eesti muusika Eesti noorteni viimisel, ma tunnen. Et meil on viimase paari aasta jooksul ju tekkinud olukord, kus kui sa vaatad digistriimide igasuguseid tabeleid, siis seal troonivad ainult Eesti laulud ja ainult Eesti muusika, mis on minu arust ülipositiivne nähtus ja ma arvan, et sellistel, noh, ma ei ütle, et nüüd Groovy tegi seda, aga ma ütlen, et kogu sellel nagu meediamaastikul, mis aitab tõsta Eesti artiste, Eesti muusikat ja viia seda Eesti noorteni, tekitada sealjuures mingisugust arutelu, olgu see positiivne või negatiivne. Ma arvan, et see on üdini positiivne, sest et kui mingi Eesti laul, ma ei tea, Aalikal tuleb mingi uus laul, siis see käib meie saatest näiteks läbi. Ütleme, et see artist, kes parasjagu seal on, kes kritiseerib seda positiivset või negatiivset, vahet pole. Vaatajal võib tekkida sellest mingisugune oma järeldus, mida ta äkki oma sõbraga jagab, et kuule, et äkki tegi nüüd ülekohtuselt natuke liiga või vastupidi, just ma oleks eeldanud, et kritiseerib rohkem, tegelikult oli jama laul. Noh, et igasugune siuke diskussiooni tekitamine, ma tunnen, et on üdini positiivne. Kui Anu ütles, et nende saadet jälgib 35+ inimene, kuidas teiega on? Sa ütlesid, et noorteni viimine, kas seda Groovy vaatavad põhiliselt noored, oled seda monitoorinud, olete te jälginud seda üldse? Ja meie peamine sihtgrupp on 19–24. Ehk siis tegelikult ka nooremad, sest et 19–24 tähendab ju ka seda, et sul on seal sees noored, kes on tegelikult alaealistega, kes on pannud oma YouTube'i profiili 18+. Nii et pigem noored, jah. Aga ma nüüd viskaks sellise laiema küsimuse siia kõigile õhku, kuna me on kõikidega nagu eraldi läbi käinud erinevad teemapunktidega. Aga noh, nüüd, kus artistide sellised isiklikud sotsiaalmeediakanalid on tihti võib-olla kõige olulisem platvorm, mille kaudu jagada oma infot uue loomingu kohta ja enamik artistid tegelevad ka aktiivselt sellise sisuloomega, on otsapidi ka influencerid tihti. Siis kuhu asetub selles kogu masinavärgis täna meedia, et kas praegu on artistil vaja meediat või rohkem me meediana peame vaeva nägema, et see artist enda juurde meelitada, kuidas pidi see tundub, kõik võivad sõna võtta, kellelegi ei suuda. Pigem see teine minu arust, aga jällegi ma tuleks selle juurde tagasi, et peavoolumeedial on ikkagi mingi legitimeeriv roll, artisti peavoolu toomise roll. Noh, näiteks kui ütleme, et Reti käib Anu saates laulmas, siis ta on ilmselgelt jõudnud mingi teistsuguse suurema auditooriumini, kui ta tegi seda varem. Kui näiteks, noh, ma võin Groovy saates tuua näite, kus siuke punt nagu Joosep Pro ja Lennu teevad siukest triibupastalikku nagu noorte üsna roppu tümpsu. Kui me lasime neid oma saates Groovy, siis nad olid seal Digilävi edetabelites kuskil seal 10. kohal leviteerinud juba mingisugune kuu aega. Me lasime neid oma saates, ühtlasi tegime sellest siis klipi, mille me viisime nende platvormile, kus nad juba olid väga populaarsed, ehk siis TikToki. See sai seal 100 000 vaatamist, kuidas keegi reageeris nende laulule. Ja jällegi mingi legitiimne peavoolumeedia Delfi on tulnud sinna nii-öelda sinna noorte mängu, sinna samma liivakasti nendega koos, näidanud, et jah, et see on noh, et ei ole piinlik seda muusikat kuulata, see on okei, me kuulame ka. Ja siis läks 2 päeva mööda ja siis nad läksid Spotify edetabelis esikohale, vist murdes Sammi Kanuu mingisuguse 2-kuise valitsusperioodi. Nii et see oli selge näide, kus ma tundsin, et see, et me näitasime nagu mingit rohelist tuld sellele laulule, aitas siis ka publikule mõista anda, et see on cool, ma ei pea üksi magamistoas kuulama seda ja tegema nägu, et tegelikult ei kuula. Ja ma enne ütlesin, et kriitika võib-olla ei aita kedagi populaarsemaks teha, aga kindlasti jah, mingi Delfis ära mainimine aitab, et kas või hiljutisest nädalatest meenub jälle, kuidas Siim tegi artikleid inimestega, kes võib-olla näiteks Ricochetti artikkel, ta ei olnud väga tuntud ilmselt inimestele väljaspool mingit skenet ja siis järsku ta tõi selle nime inimesteni, kes muidu ei oleks mitte kunagi jõudnud selle muusikani, ma arvan, ka see teise vanusegrupini ja nagu kas heas või halvasti kuidagi aitab äkki sellist nagu kõlakodade efekti murda, et kui ikkagi mainstream meedial nagu kirjutaval meedial ja ka raadiol ja telel on ikkagi mingi roll, kus ta äkki aitab inimesi välja murda sellest nišist, kelleni nad nagunii oma jõududega jõuaksid, aga selline mainstream push aitab neid kuhugi mujale ka jõuda. Koit, mis sa arvad sellest suhtest täna?
ma arvan, et on nii ja naa, eks siis erinevad variandid, aga ma mõtlen nagu oma töökoha pealt, siis sageli ma leian mõne loo siis selle kaudu, et mõni label on saininud kellegi, kes on viraalne TikTokis. Ja nemad otsivad tegelikult talendiskaudid muusikaettevõtetes, pean silmas rahvusvahelist muusikat, aga loomulikult see kehtib ka siis Eesti põllu kohta. Otsivad, vaatavad, et monitoorivad, mis toimub somes ja just TikTok on see koht, kus oma lühikeste jupikeste ja klipikestega esinenud artistikesed võivad saada siis nagu professionaalsemat tähelepanu tänu sellele, et neil on kuulame ja vaatamise numbrid. Kas sa käid ise ka TikTokis otsimas uusi artisti? Kahjuks ma ei kasuta Hiina RV tehnoloogiat. Ehk ma kasutan Instagrami näiteks ja Facebook, vanakooli variandist ehk Facebookist rääkimata. Aga ma vaatan, et kui on juba reliisitud ja juures on sõna, et viraalne TikTokis, siis see pakub mulle nagu huvi lihtsalt ka. See on sama asi, mida Anu teeb telekas, et ikkagi mõelda ka vaatajatele. Ma mõtlen ikka väga palju ühtlasi kuulajatele. Mängin jah uut muusikat, kuid väga olulisel kohal on ikkagi kuulaja sõbralikkus ka paljudele juhtudel. See oleneb kellaajast. Kui minu saade on õhtul kella 6, siis päris öist asja sa mängida ei saa. Sa ei saa öist muusikat mängida, millest mul on mõnes mõttes kahju. See on nii-öelda nokturnaalset muusikat. Mis täna aastal 2026 sinu jaoks on muusika, mida sa ei mängi? Luban naerda. James Last. Või siis vana 50. aastate USA akustiline džäss. Ja see on nii alternatiivne, kui üldse olla saab. Ja ma tean, Kaspar, sa mõtlesid, et Mayhem ja muu black metal, mis on ka loomulikult aga tehnot mängiksid ikka? Ja ma mängin, aga mitte bängivat tehnot. See on omaetne tehno suubstiil, vaid pehmemat ja meloodilisemat tehnot, kus on natukene aga mingit sõnalist osa sees. Vastus jah? Väga hea. Aga kui me siin korra TikTok juba tuli siia, siis Groovy on tegelikult ka hea näide, kuidas muusikameedia otsib uusi lahendusi, kuidas kõnetada auditooriumid, kes võib-olla muidu muusikameedia juurde ei jõua. Aga kuidas teile tundub, kas muusikameedia Eestis täna sörgib sabas kõigel sellel, mis tegelikult muusikamaailmas toimub või suudab täna ikkagi sammu pidada ka? Et kas see, nagu ma siin enne viskasin õhku fraasi, et kas kirjutav muusikameedia on natukene igand, et kas meil on täna tegelikult selliseid uusi formaate, uusi lahendusi või võib-olla neid ei olegi vaja nii palju? Lubage ma kiiresti mõtlen kaasa. Ei ole igand, sest kui kirjutavas meedias, mis aina rohkem ja rohkem ja ma jutan ette, et päris lõplikult läheb edasi digitaalseks, on võimalik ju vaadata ja kuulata jupikesi, klipikesi, lõigukesi, failikesi, nii intervjuud, nii lihtsalt hõikeid tervitusi kui ka muusikavideosid, mis on omaette teema täiesti, millest ma võiks rääkida. Muusikavideot on surnud, aga ei ole ka. Ja siis lisaks nendele ridadele, mida enamik ei viitsi tegelikult üldse lugeda, siis sa saad kohe tšekkida, mida see lugu endast nagu kujutab, millele anti või mida see album endast kujutab, siis ühe näite loo näol, millele arvustaja andis hea hinde või vastupidi nõrga hinde. Mis puudutab nüüd nagu muusika arvustusi ja see teilt on nagu minul isiklikult juba ütleme niiviisi 20 aastat on see, et ma vaatan hinded ära. Vaatan mingid asja, et mis hinne on antud. Kui punkte ei panda, siis sa isegi viitsi. Kui punkte ei panda, siis on igav. Ja. Ehk vaatan hinde ära ja kui on hästi madal hinne, siis on huvitav lugeda, miks. Kui on maksimumhinne, siis nagu loen Silvi Urgas kirjutab väga häid arvustusi rahvusvahelisest mainstream popist, mida meie meedias väga vähe tehakse.
ja põhjendamatult vähe, lausa ignoreeritakse, sest popism või vabandust, rockism ja alternatiism ehk siis mõne teatud žanri arvaja arvates ülemvõim või paremus olles, see ei ole tegelikult, nii see ei ole. Popmuusika on väga hea, rockmuusika on väga hea, ükski neist pole parem kui teine. Aga nüüd ju üks olulisemaid rahvusvahelisi muusikaarvustuste platvorme Pitchfork muutis end tasuliseks ja seal sa nüüd saadki tasuta ainult punkte vaadata. Mina saan Pitchforkist iga päev info meile, kus on plaatide arvustused sees. Aga ma loen neid nagu uudistena ära ja vaatan, mis asja nad seal ilmutavad. Sa saad 3 punkti skoori 6 tasuta vaadata, nii et see isegi seda... Selle küsimuse juurde korra tagasi tulles, et kas traditsiooniline muusikameedia sörgib sabas siis. Sörgiks, kui meil oleks, minu arust meil on terve siuke mikrokosmos Eesti muusikameedias puudu, mis on siis siuke mitteprofessionaalne interneti muusikameedia. Meil ei ole oma The Needle Dropi, meil ei ole mingit tüüpi TikTokis, kes teeb mingeid lühikesi videoesseesid sellest, et miks depressiivsed Eesti väikelinnad oli oma ajast 20 aastat ees, mingi minutiline video, kus ta põhimõtteliselt laob oma mõtted nagu letti. Siukest asja meil ei ole muusikablogisid väga palju, vähemalt minu radarile ei satu. Sest et minu kogu ajakirjaniku karjäär üldse algas sellest, et ma hakkasin kunagi kirjutama muusikablogi, sest ma olin esimese kursuse ajakirjandustudeng ja ma mõtlesin, et kuidas ma kuskile tööle saan, kui ma ei ole midagi kunagi kirjutanud otseselt, mul ei ole mitte midagi ette näidata. Ja siis ma hakkasin kirjutama räpiblogi, sest ma leidsin siukse niši, mis oli täitmata minu arust Eesti muusikameedias. Keegi ei arvustanud värsket Eesti hip-hopi, mida toona oli lademetes, sest et meil tulid just Villem Trillemid, Plutod, Marpsid, kogu see uus noor laine. Ja siis ma hakkasin nende plaate ja nende lugusid arvustama. Siis umbes 6 aega hiljem Siim Nestor leidis mu, kutsus Eesti Ekspressi arvustusi kirjutama ja sealt üldse mu kogu karjäär algus sai. Aga ma arvan, et miks ma jäin kohe alguses selle blogiga nii silma. Tõesti, ma olin esimesed arvustused kirjutanud, kui kõik need samad räpparid, kellest ma kirjutasin Plutost, Reketi, Nubluni, kelleni iganes, kõik olid seda blogi näinud, nad olid kas kommenteerinud, laikinud. Nüüd mu hilisema muusikajakirjaniku karjääri jooksul nad on tulnud juurde, öelnud, kuidas nad lugesid neid, kui äge see oli kõik, et too tagasi. See näitab, kui suur auk tegelikult selles kohas on. Mina ei viitsi enam tasuta muusikablogi kirjutada, mul ei ole aega selle jaoks, aga ma väga huviga loeks mingi 20-aastase tüübi, kes oma magamistoast kirjutab ja ta muidugi julgeb kirjutada võib-olla reljeefsemalt, kui mina tänapäeval julgeksin, sest et ma tean nüüd kõiki neid inimesi, tema veel ei tea. Ta saab panna 10 pallist 2 mingile kuradi suure papa uuele loole. Ja sa ei julge panna enam? No julgeks, aga meil ei ole, see on teine teema üldse. Aga jah, et ühesõnaga meil on terve see nagu Instagrami fännilehed mingitele. Aga kas sa näed mingit head moodust, kuidas sükest asja luua, et kui me vaatame näiteks filminduses, siis ma arvan, et Letterboxd keskkonnana on täna tekitanud meile juba noori inimesi, kes hakkasid seal kirjutama arvustusi. Päris mitmed neist on täna kirjutanud juba ikkagi klassikalises meedias samamoodi arvustusi. Kas sa näed, et kuidas me võiksime ärgitada noori inimesi, kes kuulab Suure Papa lugu ja mõtleb, et ilge jura on, tahaks selle kohta öelda nüüd kehvasti, et ta kirjutakski ja teekski blogi ja lehekülje ja mida iganes? Ma ei tea, kuidas seda kultiveerida. On teil teid või? Letterboxi ja ka Goodread, mis on siis raamatud samasugune koht. Neid keegi ju kureerib tegelikult ega professionaalselt ja keegi ilmselt on tasustatud, et ta hoiab üleval seda. Nii et seega peaks keegi peaks nüüd alguse tegema, et tekiks Eesti netti mingisugune tore kastike, kuhu saaksid kõik ja siis eeskuju näidates sinna panna väga halbu arvustusi. Ja panna ikka sellist madalkeelset teksti ka ja siis tulevad noored hakkavad ise ka sinna kirjutama, postitage, mida teie arvate ja nii edasi ja nii edasi. Ma usun, et sellel ideel on tegelikult täiesti jumet, et Aleksander käib praegu välja super idee. Kas see ka... Et teeme nagu Letterboxdi ja ka muusika või? Muusika Letterbox, jah. Ma tahaks muusika Letterbox on olemas Reikeri Music, aga tahaks lisada selle, et ma tunnen puudust tarbijapoolses vaates, et ongi külastaja, kes käib nende kontserditel või etendustel nii edasi, et ta teeks ka nagu väikest blogi lisaks selle Instagrami story pildile, et ta oli kohal, aga nagu annaks mingi väikse feedi, et need mõlemad asjad on puudu.
ja sellest tarbijast võib-olla nagu Aleksandri näitel kasvabki lõpuks see kriitika, aga mul on täpselt sama, ma väga tihti olen ka rääkinud oma sõpradega samamoodi nagu Aleksander, et Eestis ei olegi seda needle drop'i või ei ole, ma ei tea, TikTokis on väga palju eri inimesi, ma isegi ei tea, mis nende nimed on nagu välismaalt, kes analüüsivad popmussi, osad on paremad, osad on halvemad, osad teevad lihtsalt reaction videoid ja siis osad ongi, ma ei tea, kuidas Taylor Swift on mingi kapitalismi kuri sümbol või lähevad nagu väga tiibilt mingitesse asjadesse. Et sellist nagu, kas või tänasel paneelil, kui noored ja näljasid rääkisid, et noh, kuule, Germo Murel on ju tegelikult väga sügavalt sotsiaalkriitiline, kuidas ta aru ei saa, et kui olekski mingi noor, kes läheks ja filmiks ja hakkakski seda kuidagi nagu tõsiselt rääkima, siis see oleks väga lahe ja ma vahel on ise ka oma peas mõelnud, et miks ma ei tee nagu videoesseesid, sa kirjutad endale skripti, kõik, mis ma pean tegema, on see lisasamm, ma nüüd filmin selle üles, aga see tundub ikkagi palju hirmsam seda teha oma näoga ja minna mingisse TikTok'i ja see on nagu see samm, ma olen vahepeal mõelnud sellele, ma lihtsalt ei viitsi seda teha ja samamoodi nagu Aleksander just mainis, et tahaks tegelikult raha saada selle eest, et kui sa oled kas või oma arvustuse eest saad ikka mõnikümmend eurot, siis saad tagasi minna, on nagu raske, et võib-olla Eestis ka, et see ei ole nagu ärimudel, et need väga tuntud, ma ei tea, needle drop'i tüüp ja nemad ju elavad sellest, et sa saadki korralikult monetiseerida seda, sa saad teha mingid koostöid, siin lennutataksegi, ma ei tea, Primaverale artiste intervjueerima, et nagu Eestis võib-olla nišš on nagu, et noh, kuidas see kunagi saaks äriks, on ju. Eestis võib-olla äkki ongi täpselt ühele inimesele ruumi. Noh, et me monetiseeriks, et ühesõnaga mina või sina kumb ette jõuab põhimõtteliselt praegu. Aga ma pean ütlema, et ainus inimene, keda ma olen näinud TikTokis Eestis muusikast rääkimas, oled sina või siis ma olen Gruvi neid klippe näinud TikTokis, nii et selles mõttes algusega on, et... Ja see videoesseede point on väga hea, siin võib jälle selle filmi võrdluse tuua, et filmis on ka neid üritatud teha, Silver Own on neid natukene nüüd üritanud teha, aga seal on tõesti see raha aspekt, et noh, plaadi arvustus, ütleme 2500-3000 tähemärki kirjutada, see suht kiirelt läheb ka kogenematul kirjutajal, aga videoesseed teha, seal see töötundide hulk läheb nii suureks, et seda kinni maksta. Ma ei tea, kas meil neid väljaandeid väga on. Minule sobib, kui ma kirjalikult loen neid. Vaatan need punktid ära ja... Aga enne kui me lähme publiku küsimuste juurde ka, siis tahaks tegelikult rääkida natukene, kuna meil on siin nimes on homme ka selles paneeli nimes, siis natuke visioneeriks tulevikku ka. Me siin esitasime justkui noortele soove, mida nad teha võiksid. Ma ei tea, mitu noort seda vaatab. Ma ei tea, kas siin mõni noorem inimene saalis on, aga palveid sai esitatud, mida võiks teha, aga unistame korra siis tulevikust, et 5 aasta pärast näiteks, milline võiks olla Eesti muusikameedia, kas me siis võiks näha plaatide teemalisi, muusikateemalisi videoesseesid, rohkem TikToki arvustusi, midagi sellist või mis te arvate, kus suunas see kõik liigub? Ma ei tea, ma küsin nüüd Anu korra sinult ka. Hommik Anuga saade on 5 aasta pärast alles, ikka kutsute bände endale sinema? Vaevalt. Vaevalt. Aga mis ma tahan öelda, on see, et ega teles tegelikult ei ole väga palju võimalusi. Sa ütlesid, et sa võiks muusikavideotest eraldi rääkida. Et telesse tegelikult tulla muusikul, enda muusikat näidata, palju neid võimalusi on. Meil ei ole nagu selliseid spetsiaalseid muusikasaateid, mingid sarjana jookseks, et mingid eriprojekte tuleb ja Raadio 2 teeb laivi vist vähesel määral ikkagi. R2 live, jah. On täiesti nagu olemas, et aga ennast nagu tõesti näidata teles kuskil nagu ekraanil niimoodi, ei olegi võib-olla nagu eriti palju võimalust. Selles mõttes me oleme nagu natukene privilegeeritud seisus, eks ju. Et me saame nagu valida ja artistid ikkagi viitsivad tulla veel ja peavad seda traditsioonilist meediat ka nagu teataval määral tähtsaks. Mis 5 aasta pärast saab, ei tea, kuulan need spetsialist huviga. Mis puudutab Eesti muusikavideosid, siis tõepoolest esiteks R2 live on selline võimalus, mida tehakse ja mida neid laivikesi saab ju vaadata Jupiterist ja Jupiteri sarnased portaalid on täpselt sellised kohad, eriti just näiteks avalik-õigusliku ringhäälingu järelvaatamisportaal, kus saab vaadata muusikat ja kuhu võiks ka muud laadi Eesti muusikat, nii uuemat kui vanemat rohkem üles panna ja need lühiklipikesed R2 laivid on, ütleme niisi, 10 minuti pikkused
võtted, need on just sellised kiired vaatamised, mida muuhulgas ka noor inimene võib-olla kannatab lõpuni vaadata. Ja ka vanem inimene, sellepärast, et ka mul on keskendumisraskused juba. Aga sa ütlesid, sa niikuinii vaata, sa loed ainult punkte ju. Ma räägin ma ütlesin arvustuse, seda ma ütlesin muusikakriitika kohta, kus pannakse hindeid. Aga sellist laivi videot ja sellist asja sa ikkagi tahaksid ma vaatan väga palju. Ma vaatan ka pikki ja eepilisi kontserte ja vaatan YouTube'ist, vaatan väga palju, on olemas selline prantsuse-saksa kultuurikanal kui Arte. Ja seal näitab suurepäraseid kontserte ja muusadokke. Ja seal on täispikad kontserdid nädalavahetused eriti ja lisaks ma vaatan ka muud laadi neid kontserte jupikaupa. Ei pea ju korraga vaatama. Järelvaatamises ja striimiplatvormidel on see tänuväärne võimalus olemas. Mis puudutab nüüd aga muusikavideotesse, siis paljud räägivad, et muusikavideot on ära kadunud, et muusikavideot sellisena, et MTV kadus ära ja kadus, las kadus. Kuid kui ma vaatan, võtame jälle rahvusvahelise muusika, rahvusvahelise professionaalse muusika, näiteks ilmub album ja näiteks ma teen lahti Spotify ja seal on lugude list ja seal on lugude ees, kui on muusikavideo, on kirjutatud video. Ja paljudel juhtudel on ligi pooled albumi radadest varustatud muusikavideotega. Küsimus, kas muusikavideo on aegunud või ei ole, minu meelest ei ole relevantne. Miks muidu neid muusikavideosid tehakse, kui neid teevad suured äriettevõtted, kes ei tee mitte midagi ilma, et sellest ei oleks kasu. Ja järelikult juba selle loogika järgi on muusikavideotest kasu ka Post MTV ajastul ja põhine koht loomulikult on YouTube, kus inimesed vaatavad muusikavideot ja samal ajal kuulavad, ehk seal on nagu 2 ühes. Kuulatakse ju muusikat, väga palju kuulatakse muusikat YouTube'ist, selle värske muusika kuulamise uuringu järgi ongi netimuusika portaalidest number 1 jõuliselt esikohal Eestis YouTube ja ega inimene võib-olla korraks viskab ka pilgu sellele muusikavideole, kui ta ei ole nii efektne kui näiteks Nublu muusikavideod, eriti see uus suvehiti video. Ja siis kuulab seda muusikat või teisiti, kui paelub pilku, siis ka vaatab videot. Nii et videote tegemine nähtavas tulevikus minu arvates jätkub. Need videod on tänapäeval hästi odavad ja lihtsad, kui sa neid vaatad. Need on umbes sama suure eelarvega kui ETV videod aastal 1985. Paar kasti on stuudios ja siis see Bruno Mars hüppab ühelt teisele. Ja sest muusikavideote tehnoloogia on ju tohutult arenenud ja areneb edasi. Koos arenguga on ka ju hind läinud kogu aeg madalamaks, nii et hästi lihtne on teha muusikavideosid. Lihtsalt on viitsimise asi, aga paljud teevad ka täiesti professionaalse tasemel, ehk siis palkavad, nüüd jälle Eesti muusikavideotest rääkides, palkavad oma värbavad võttegrupi, kas tutvuse kaudu või on näiteks sõbrad, filmiinimesed või siis puhtalt entuka peal mõni ise seda kõike teeb ja õpib selgeks ja on ostnud endale need seadmed, et meeldib videotega talitada. No Nublu lennutas selle Aule igatahes vist Londonist kohale, kes ta muusikavideo lavastas, ka kes Pushiti lavastas, seega tema toob välismalt endale küll kodumaised režissööri, aga siis. Väga kõrge tasemine video on. Tal on väga palju nüüd sponsoreeritud, kui Pushit ja see oli Lidli sponsord video. Ja Pushit oli mingi long ära, nii et. Aga Aleksander, kuidas sinul on tulevikuvisioonid selles osas? Muusikameedia, jah. Ma tahaks loota, et kõik need asjad, mis ma enne õhku viskasin, on realiseerunud tolleks hetkeks, kas siis mõned neist on mina või mitte või teeb keegi teine. Ma tahaks, et mingid noored uued tegijad teeks ägedat analüüsivat ja popmussi ja muud mussi kaardistavat sisu. Ma väga tahaks, et
Groovib või Groovil lõpuks ära ja ma mõtlen selle all seda, et meil lõpuks tuleks mingi parema idee peale, aga see lihtsalt ei, kuna viimased 5 aastat me ei ole suutnud seda teha, siis ma ei tea, kas ka järgmise 5 aasta jooksul suudame, ma väga loodan, et suudame. Jah, või tuleb selle idee peale keegi teine, oleks lahe. Aga et kindlasti, et me ei tooks, aeg-ajalt on ikka proovitud ja proovitakse siiamaani tuua, importida neid muusikameedia nagu formaate välismaalt, kas siis keegi, kes istub mingisuguse seekord mitte kollase ekraani, vaid äkki valge ekraani ees ja selgitab oma sõnu. Või plänkin praegu teiste näidetega, kui ma tean, et neid on veel tehtud. Et ma loodaks, et me tuleme ikka mingi oma ägeda idee peale Eestis. Ja ma loodan ka, nagu me enne juba rääkisime, et tuleb keegi hakkab neid TikTok'e või YouTube'i videosid tegema. Ja ma arvan, et kui me räägime, kes sellest 5 aasta pärast räägib, siis hästi tähtis on ka see, mis on nagu kättesaadav, et mida inimesed loevad, eriti noored, et võib-olla kõik asjad, mis on kuidagi maksumüüri taga või asjad, mida sa pead kindlal ajal kuulama või vaatama. Et kõik need kuidagi tekitavad mingi ploki ja ma tean, et see on hästi nõme, seepärast, et see on ainus viis, kuidas inimesed tegelikult raha saavad. Et kui keegi küsib ka, ma ei tea, minu käest, et saada see artikkel mulle palun, siis see on alati natukene nõme, seepärast, et ma tahaks, et inimesed loeksid, aga ma tahan ka sellest raha saada, ma tahan, et ärimudelid töötaksid. Ja mul on tunne, et see võib-olla uus tulek võikski olla midagi, mis on kuidagi hästi lihtsasti kättesaadav, et kui ma ei tea, Delfi tellimus maksab, siis TikTok on tasuta ja YouTube on tasuta. Et see ka analüüsiv sisu liiguks rohkem sinna, kus inimesed selle kätte saavad. Ja kuidagi selle eest saaksid ka inimesed raha, ma ei tea, ma ei oska seda lahendada. No meil aeg on üsna armutult otsa saanud, aga äkki küsimuse 2 jõuab publikust võtta, kas keegi tahab neid küsida? Hea, Heili. Mul on peaaegu kommentaar küsimus on see, et minu jaoks kõige suurem üllatus siin oligi see, et meil tegelikult muusikaajakirjandus ja muusikakriitika saab toimuda ainult läbi suurte meediamajade. Et see on tegelikult šokeeriv. Ja sest et ega meediamajad neid väga ei armasta oma käest, ma tean ka, et nii kaua kui on kirglik inimene, nii kaua see püsib see valdkond, aga kui see kirglik inimene juhtumisi vahetab töökohta, siis valdkond võib hakata suurema. Ja see ei ole ainult muusikaga, see on teatriga, ükskõik mis kunstivallaga on. Ja ka mis mina oma isiklikust kogemust tahan öelda, et ma olen ka kirjutanud teatrikriitikalt eelkõige Postimehes aastaid ja ühel hetkel, kui mu tööülesanded muutusin, hakkasin ma sotsiaalmeediasse tegema väikseid siukseid emotsionaalseid hüüatusi, kas lavastus meeldis, ei meeldinud ja kuidas oli. Ja mind hämmastas või siiamaani hämmastab, kui suur nõudlus on sellise emotsionaalse hüüatusega. Täpselt kõik loevad, ütlevad, et ma ei ole mitte kunagi saanud siukest tagasisidet, kui siis on ju, kui ma Postimehesse kirjutasin. Jah, et ma hakkasin seda tegema natuke sellepärast, et kui ma õhtul kirja ei pane, siis järgmisel päeval mul ei absoluutselt ei ole aega enam sellega tegeleda, siis oli enda mälu jaoks pandud kirja. Ja tulemus ongi see, et ma arvan, et see üks mudel, mis võiks olla, ongi see, et kui sul peab olema päris töökoht, mis aktsepteerib sul aeg-ajalt nagu siukest flirtimist sotsiaalmeediaga. Või siis teine võimalus, mida ma siin näen, on see, et me enam ei peaks muusikakriitika eest maksma, siis te raha ei saaks seda paarkümmend eurot ja siis hakkaks iseseisvalt olema, aga seda stsenaariumit ma ei tahaks. Et mul otsest küsimust ei olnud, aga lihtsalt mind üllatas praegu see, et me meediamajad hoiavad muusikaajakirjandust üleval. Inimesed ju usaldavad ka rohkem selliseid kindlaid indiviide kriitika puhul. Näiteks mul on ka mingid kindlad kriitikud, keda ma hästi austan ja keda ma loen ja siis teised, kelle arvustust ma pigem ei viitsi lugeda. Siuksed tasuta kas või Facebookis, ma olen jah teatriskeenes seda hästi palju näinud. Aga... Ja teatrikriitikat on sotsiaalmeedias hästi palju. Klassikalist muusikat ma käin ka kuulamas palju. Sinna ma panen ka emotsionaalseid hüüakuid üles ja ongi, et Erki Sven Tüür võib-olla saab oma ainukese nagu tagasiside kontserdile läbi selle Facebooki minu hüüatuse. Muusikakontserditel võis ka rohkem olla, sest et eriti just minu arust suurtes meediamajades kontsertarvustused on jäänud nagu eriti nukrasse seisu. Aga miks nad on jäänud? Sellepärast, et tegelikult keegi ei loe neid ja ei ole kirjutajaid. Ei loetakse küll. Neid loetakse kõvasti rohkem kui plaadiarvustusi. Kõvasti rohkem. Aga seda sellepärast, et on saadetud meediamaja kõige noorem praktikant, kes kirjutab õlle hinnast. Mis puudutab nüüd kontsertidesse ja mitte klassikasse, milles ma olen pädevam, on tavapärane on portaalides nii era- kui avalik-õiguslikes portaalides siin Eestis, et kontsert
veel olevikus kirjutanud, et tuleb kontsert või toimub kontsert ja siis on pildigalerii 120 pilti, mida mina ei viitsi vaadata. Aga kõik need teised vaatavad, see on, kui kultuuriportaalidel on alati ju see oluline, kui palju sul tuleb liiklust peale, kui palju sul klikke on. Ja ükskõik, mis arvustus ei too, kui hästi ta kirjutatud, ei too seda liiklust peale selle, kui siis on galerii. Ega keegi teine, ajakirjanikud ei taha seda üles panna, aga see on see, mis lugejatele huvi pakub ja seetõttu peab see olemas olema. Arusaadav, aga selle galerii järel on veel ka mitme päeva pärast ikka seesama pressiteate kohandatud tekst, ehk tuleb see, siis on natukene selle artisti biograafiat ja nii nagu kontserte välja kuulutatakse. Ehk siis mitte ühtegi sõna sellest, mis toimus laval ja saalis. Jah, et see tegelikult muusikakriitikute järelkasv ongi väga-väga suur probleem Eestis. Aga ka teatrikriitikal sellisel Facebookis on ju see roll, et seda sama tükki mängitakse 10, kui mitte 100 kordi. Meil ei eksisteeri enam selliseid asju nagu Eesti tuurid tegelikult. Inimesed teevad oma plaadikontserti Tallinnas, võib-olla Tartus, kui oli suur hea plaat. Ja kõik, et sihukest kontserttuuritamist nagu väga ei ole, nii et sa kirjutad oma arvustuse ära ja keegi sellest ju, huvitav lugeda, aga keegi sellest praktilist väärtust ju tegelikult ei saa. Tähendab, minu arust on hästi oluline kriitika kirjutamine, mitte sellepärast, et seal oleks nüüd tohutult lugejaid, aga see tõesti annab konteksti sellele teosele, mis on antud mingis ajas. Et nagu seda ongi raske vist nagu numbrisse panna, et kes see nüüd täna luges, et nüüd vaata, kui palju inimesi luges, nüüd andke sellele kriitikule ka raha selle eest, see ei olegi nagu võimalik, aga mu arust see arusaam, et kriitika toob konteksti, et see, mida me käisime vaatamas, näiteks oli täielik jama, kirjutatakse, et oli jama, võib-olla 15 aastat hiljem on täielik geniaalne teos ja sa vaatad, et mis inimesed selle aja kohta, kuidas see peegeldati, on ju oluline. Ja see on ajaloo jäädvustamine. Ajaloo jäädvustamine. Aga kas kultuuri kontekst loob shareholder value't? Selle küsimusega ma arvan, et me võiksime tänasele vestlusele, mis võiks veel kesta tunde, joone alla tõmmata. Ma arvan, et me nüüd kõik lähme jooma siia ukse taha Red Bulli ja saame edasi rääkida. Aitäh teile kõigil tulemast siia saali ja siia lavale. Aitäh!